Et kui te alustate, siis kindlasti pane sisse see, eks. Võid ka tegelikult juba praegu panna, kui sa tahad. Ma panin juba praegu. Aitäh! Aga need inimesed praegust oleme meie ainult sees või tuleb, kus ma näen veel neid inimesi? Kui sa vajutad sinna selle 2 pupujuku peale, siis sealt on näha. Ja ei seda küll jah, aga siin ma vaatan, et Kätlin näiteks vist kuuleb meid juba. Tere Kätlin! Kuuleb. Tere Kätlin! Et praegu on kõik ilusasti õigel ajal alustanud ja siis tuleb ka rahvas. No nii. Vaatan chatti ka. Töötab. Tere. Vastame tere. Ma panen siis siit klassist pildi ka ikka inimestele. Tervist. Mööbliosakond tervitab teid. Kahjuks olen ma täna üksi. Minu nimi on Riho Tiivel ja ma olen osakonna juhataja abi. Riho, sa võid natuke oodata veel, oota vast pooleni ära siis, kui teil algab. Ta näitabki 12.30. Mul näitab 28. Okei. No ootame siis veidikene veel. Igal juhul tere kõigile, ma näete, lehvitan teile juba siit mööbliosakonnast. Ja Maiken, siis ütle mulle, kui sinu kell näitab õigesti. Teeme nii. Nüüd läks vist liiguga. Algus on ikka filmimise juures kõige olulisem. Jah. Tere hommikust ka minu poolt. Või mis hommikust lõuna on? Tere, Kristjan. Tere, Kristjan. Nii, huvitav, kus ma siit saaks panna selle tausta niimoodi, et mul oleks seda blur my background. Ma panen ennast, et ma olen kuskil kurat Kanaaril. Okei, praegu me seda muidugi ei näe, on ainult see sinu mingi avatari pilt, et sul on vist... Ma alles otsin. Ja. See on mingi 3 punkti sealt saad endale panna. Aga nüüd on vist küll Maiken aeg täis. Nii ta on. Et tervist, minu nimi on Riho Tiivel ja ma olen osakonna juhataja abimööbliosakonnas. Osakonna juhataja ise kahjuks ei saa täna osaleda meil siin. On kodus pisut... ei saa püsti ennast, selles mõttes, et selga andis otsad. Ja teine inimene, kes meiega siin juba natukene suhtles, kes näitab meile nüüd ilusat taustapilti korraks vilksamisi, on ka osakonna juhataja abi. Tema nimi on Kristjan Bachmann. Tere hommik või lõunat tähendab, jah? Ja, et mina tervitan teid muidugi koolist ja Kristjan on sootuks Pärnus. Ehk siis, et üritame siis seda moodu teile kõik info kätte anda, mis teid huvitab ja selleks, et mu jutt siin ei ole lihtsalt nägu, et siis ma võin siit, Kristjani nägu ka paistis, aga et ma võin, vaatan, kas ma saan jagada teiega oma ekraani niimoodi, et Kristjan on jah, tõepoolest mingil toredal taustal praegu. Vot nii, et ma näitan teile lihtsalt pilte ja räägin siis taustaks, et meie Pallase kõrgemas kunstikoolis on siis 7 osakonda, üks neist on mööbliosakond, kus siis õpetatakse nii vanamööbli restaureerimist kui ka mööblidisaini, ehk siis kõik, mis puudutab mööblit. See on üks kõige põhjalikuma mööblialase õppega koht, kus õppida kogu Eesti peale, nii et selles mõttes, keda huvitab mööbel, see on õige koht, kuhu tulla. Te peaksite kohe alguses teadma, mis teid huvitab, kas teid huvitab vana mööbel või teid huvitab uus või uue disainimine.
et sisseastumisel küsitakse teie käest või te peaksite kirja panema selle poole, siis, mis teid huvitab. Ja edaspidi siis te õpite kokku 4 aastat just seda poolt, mis teid huvitab. Meie osakond on suhteliselt väike selles mõttes, suuruse mõttes, aga sisult suur. Meil on õppimas umbes ligi 50 õpilast ja väga kogenud õppejõud, väga tore kaader. Meil on väga mõnus õhkkond ja väga palju professionaalseid tööriistu, millega saab kõik asjad nagu tehtuks, mida iganes ette kujutada. Ja isegi kui me ei saa tehtuks, siis me hangime need võimalused või kuskilt mujalt. Ja meil on väga palju erinevaid koostööpartnereid, kellega me teeme ka koostööprojekte. Näiteks meil on väga paljude muuseumidega tihe koostöö ja samamoodi on meil ka eraettevõtjaid ja selliseid projekte, mis on reaalse väljundiga. Näiteks üks projekt, mis on reaalse väljundiga, no näiteks kas või see sama siin pilt, mis teil ette tuli, on Põllumajandusmuuseumi vist objekt oli, kus tehti siis Tartu üks esimestest talvetaksodest, ehk siis Saan taastati täielikult ära. Et siin palju, mis te näete vilksatamas, näiteks ka seegi tegelikult ja see Saan on tegelikult lõputöö, kus siis õpilane taastab, restaureerimisalane lõputöö, kus õpilane taastab lõpetuseks ühe mööblieseme või siis ka disainib mõne näiteks väga vinge objekti. Et Kristjan, oskad sa veel midagi lisada? No tegelikult jah, Riho on suhteliselt põhjalikult nagu praegu tutvustas neid mõlemat eriala, et see valik, mida nüüd siis õppida mööblis tuleb endal teha, et nagu ma siin varasemalt öelnud olen, et need, kes tahavad mööblit õppida, nendel peaks olema see iseloomujoon, et nad tahavad minna süvitsi mingisugust uurimuslikku asja teha, võib-olla mingeid keemilisi katseid arhiivides, võib-olla surfata seal. Disaini suund on siis need, kes tahavad ikkagi midagi uut ja probleemilahendust teha. Et jah, kaks täiesti erinevat suunda, aga samas mööbli mõttes jälle terviklikult. Nii ja põhimõtteliselt on niimoodi, et ma võin ka näidata teile, mis tavaliselt nii-öelda infopäeval käijaid eriti huvitab, on see, et mis teid on sisseastumistel ees ootamas. Et viimasel aastal me oleme teinud sisseastujatega niimoodi, et me usaldame neid ja see kandis väga head vilja, nimelt, et te teete oma sisseastumise eksamid üle interneti ja siis laete nad üles teile saadetud lingil ja kasutate siis selleks ülesandes ette antud materjale. Et ma panen siit jällegi ekraani jagamise korraks kinni ja näitan teile lihtsalt mõnda ülesannet, mis on siin eelnevatel aastatel tehtud. Et ma vaatan kohe, kas ma saan siit kiiresti sujuvalt. Üldine tagasiside oli see, et see üle veebipõhine sisseastumine andis võimalusega tegelikult igast Eesti nurgast sisse astuda, et vahemaad ei olnud nagu takistused. Ja siis on ka see, et aega on küllaldaselt. Eelmine kord me andsime siin minu meelest äkki 1,5 päeva nende 2 ülesande tegemiseks. Ja siis pärast seda oli üle interneti nagu praegugi Teamsis vestlus inimestega ja see kõik õnnestus suurepäraselt. Meil on hästi tore esimene kursus. Aga näiteks teile, mis siis tegema peab. Et siin on üks sisseastuja, kui meil veel koha peal sisseastumised olid, et üks asi, mis te teete, on kindlasti selline võib-olla ruumiline asi. Kodus võiks võib-olla olla liimipüstol igaks juhuks, sest liimipüstol on üks hirmus hea vahend, millega asju teha. Ja teine asi on selline pinnaline töö.
Mis see täpselt teema on, see siis selgub teil sisseastumistel. Ehk siis, et me kompame teie ruumilisi oskusi või ruumilist taju, et kui hästi see teil töötab ja teine on siis pinnaline ja kuidas te asju suudate, kui korrektselt te suudate vormistada. Ja üritame teile leida siis need vahendid, mis teil võib-olla ehk ka kodus olemas on. Ehk siis, et midagi hirmsat ei ole. Siin on veel üks ruumiline näide, näiteks paberist või papist ja siin ka üks ruumiline näide. Nii et see on see, mis teid põhimõtteliselt sisseastumise eksamitel ees ootab. Et niimoodi. Et näitame teile võib-olla, ma üritan teile veel siis näidata, ma jagan nüüd oma täisekraani. Näitan teile tegelikult, kui palju neid asju on, mida vaadata, et vägevamaid asju, mis siin tehtud on neil. Nii kerime alla poole. Et kui palju neid asju tegelikult on, mida kõik ei jõua näidata, on näiteks siin Stockholmis käik, eks ole. See oli meie esimene selline põhjalikum Stockholmis käik, kus me kujundasime kogu boksi. Ja siin on meil näiteks taburettide hindamised, kus me paneme välja ilusa ilmaga ja kõik inimesed saavad peale istuda. Teie esimene nii-öelda disaini ülesanne, mis teid võib-olla ees ootab. Siin on tehtud lõpetuseks näiteks käekellasid, millest on välja kasvanud terve nii-öelda enda firma, kus siis neiu teebki erinevaid kellasid ja disainid. Restaureeritud on näiteks telefone hindamistel pärast kaitsmistel oli niimoodi, et selle telefoniga komisjoni liikmed said helistada ühest ruumist teised, seati üles telefoniliin. Et restaureeritud lõpetuseks on näiteks terve vanker. Nii et ja üks, mida ma veel tahaksin kindlasti üles otsida siin, kas ma näen korraks vilksamisi seda jalgratast, mis tehti lõpetuseks. No vist praegu ei näe siin seda jalgratast. Siin on kunagi on tehtud ka terve kahur valmis. See on nüüd selline väike ja hiigel vana pilt. Aga see kahur asub praegu vist minu meelest Rakvere Linnamäe või seal vallide vahel ja tulistab aupauke, kui vaja on. Et niisugune terve hulk asju, mis siin on. Aga see on ainult väike väljavõte siis sellest kõigest, mis on siin, nüüd ei taha kuidagi tagasi tulla, mis on siin mööbliosakonnas tehtud, et terve suur maailm, et ma ise armastan öelda seda, et see osakond on nagu 7 osakonda, kõik teised kokku, et te saate endale, põhimõtteliselt saate kõike läbi proovida, kui teil vähegi selleks lusti on, et meil on näiteks õpetame vanu fototehnikaid, saate ilmutada erinevatele materjalidele, saate tõenäoliselt kokkupuute naha, saate foto ja ka arvutialase kokkupuute, nii et selles mõttes kõik nii-öelda osakonnad on nagu oma olemuselt esindatud. Pluss lisaks see, et te saate alati minna ja võtta teistest osakondadest. Stockholmi projekt on näiteks koostöös tekstiiliosakonnaga, mis on ka ühel aastal näiteks või mitmel aastal järjest oli lõpuks ka olid mõlemad osakonnad väljas Londonis Design Weekil. Ehk siis, et see on selline praegusel hetkel muidugi sellises olukorras, nagu me oleme, on see kõik unelm, aga ehk loodetavasti ühel päeval taastub see kõik uuesti. Vot, selline on siis ülevaade siit mööbliosakonnast. Kas kellelgi on äkki küsimusi, et siis me oskaksime äkki Kristjaniga teile vastata ja te võite siia, ma panin chati praegu, et te võite siia trükkida või siis kohe otse mikrofonis küsida. Nii, julgelt, küsige. Me siin õpetame ka näiteks makette tegema. Ma vaatan, kas ma saan teile näidata siin mõnda maketti, mul on siin laua peal. Vaatame, proovime kohe, et device settings. Nii.
aga vist praegu see ei õnnestugi. Näete küll maketti, näete, Vaat, ma proovin, käed ei suuda rääkida. Kindlasti olete seda tooli näinud kuskil istunud selle peal, et näiteks, või siis see kuulus taburet, Riitelli tool, eks ju, et kuidas ma suuda teile näidata. Et niisuguseid makette näiteks peate ka siin tegema õppe jooksul, et siin on üks õpilase taburet, hästi vahva taburet, mida ta tegi lõpuks paarkümmend tükki ja reaalselt valmis üleni laserpingis. Meil endal koolis laserpinki ei ole, aga siis ta ostsime selle teenuse sisse ja lõpuks tegi neid 20 taburetti ja müüs kõik ilusti maha ka, nii et selline lugu teile veel. Vot. Kaamera kipub siin ära vajuma. Nii, aga ikkagi jätkuvalt ootan teie küsimusi, et jah, isiklike projektidega need on tõepoolest kokkuleppel ja kuna osakond on pigem kannatame sellise ruumipuuduse käes, siis oleneb täiesti ka projektist, et kui see on väga suuremahuline, siis jah, peame seda üle vaatama. Aga tudengitel on olemas ka selline asi nagu üks õppeaine, kus nad peavad individuaalse praktika läbima, ehk siis, et nad teevadki täiesti omaette, juhendavad iseennast, kas siis kliendile midagi valmis või iseendale koju midagi valmis. Ehk siis, et ka selline õppekavas on selline asi ette nähtud täiesti. Nii. Veel ootaksime küsimusi, kas on kedagi, kes veel tahab küsida midagi, mis on südamel? Et restauraatorid tegelikult puutuvad kokku ka esimesel aastal siis tõenäoliselt vähekene disainiga. Ja samamoodi kõik puutuvad kokku ka, disainerid puutuvad kokku restaureerimisega, mis siis teisel kursusel ka tudengitele niimoodi vilksamisi selgeks tehakse. Nii, kui palju peab eelnevalt oskama tööriistu kasutada? Tööriistu ei pea oskama kasutada, selleks on meil jällegi õppekavas erinevad ained, mis teile kõik selgeks teeb. Ehk siis, et isegi kui ta ei ole mitte millegiga eelnevalt kokku puutunud, siis on hea võimalus, et ikkagi saate kõik selgeks. Meil on isegi olemas selline õppeaine, kus me õpetame teile keevitamist. Et siin on meil paar head näidet, kus inimene alles tuttub keevitusaparaadiga, aga natuke aega hiljem siis juba keevitab, nagu võiks juba tööle võtta inimesed nii reaaltulemusel. Restaureerimisosakonna mööbel võetakse kas siis koostööpartnerite käest näiteks kuskil mingid museaalid, näiteks meil on praegu lõputööna üks väike mitte väike mänguauto, aga suur vineerist laste mänguauto pedaalidega, mis siis läheb konserveerimisele, kui on ka selliseid esemeid, mis siis on inimestel endal kodus, ja vanaema, vanaisa kaudu kuskilt maalt näiteks on oodanud juba tükk aega. Et näiteks üks huvitav ese, mis meil see aasta veel on 19. sajandi esimesest poolest pärit hambaarstitool, mis näeb tegelikult väga hirmus välja. Ühesõnaga, kui me kunagi need asjad saavad tehtuks, siis tuleb näitus galeriis Pallas, et siis võite sinna minna vaatama neid esemeid, kui ma loodan, et selleks hetkeks on galerii lahti, et see tuleb suvel. Et ma räägin vahel, et kui tööriistade kasutust ja mööblit nagu vaadata paralleelselt, siis kõik tööriistu õpitakse kasutama niimoodi, et kõigepealt vaadatakse ära, mis on suures masinaruumis, võetakse eraldi tunnina läbi ainena. Siis seda annab mina, siis Riho annab väiksed käsitööriistad, siis ühe õppejõuga tehakse läbi siis mitte elektrilised käsitööriistad, et kõik õpitakse ära step by step
ja restaureerimissuunal hakatakse siis mööblit restaureerima ka nagu kergematest ja lihtsamatest asjadest kuni siis suuremate vedrupolstriteni välja, aga see tuleb siis 4 kursuste jooksul. Ja disainisuund samamoodi alustab siis väiksematest esemetest ja kuni siis võib-olla lõputööni, mis võib olla suurem projekt. Disainialaselt meil suured projektid ongi olnud see jalgratas, millest kasvas välja pärast koostööprojekt Tartu ja laulupeo organisaatoritega, Tartu linnavalitsuse laulupeo organisaatoritega, kes siis lõpuks said selle tulemina jalgratta, millega veeti laulupeo tuld üle Eesti, erinevad siuksed nagu kolme rattaga jalgrattad. Et see oli niisugune ka väga põnev projekt, et see noormees oli lõpuks keevitas kokku siin osakonnas oma ratta ja see töö oli ikka fantastiline selles mõttes, et ma vaatan võib-olla nii kaua, kuni te siin küsite, võimalik, et ma leian kuskilt selle töö ikkagi üles, selle jalgratta, tahaks teile näidata. Nii, aga jah, küsige. Kristjan, vasta ka, kui seal tuleb küsimusi, et ma nii kaua tuhnin siin. No vot, et selline jalgratas, et ta tegi põhimõtteliselt niisuguse lausa rakise, kus peal ta võis ka tandemi kokku keevitada, et see rakis oli juba omaette tegelikult lõputööd väärt ja lõpetuseks siis keevitas sellise ratta kokku, kus siis on all kast põhimõtteliselt, kus siis saab asju vedada, et ka selline ese, mis tegelikult ju võiks öelda, et ei olegi mööbel kui selline, et ka selline võib olla lõppvõtamiseks kõlbulik teema. Vot, selline vilksamisi, sain selle ratta ka ikka ära näidata. Ja, et see mööbli osakonna nagu see sisu on laiem kui ainult see sõna mööbel. Et lõputööna tõesti, et restaureerimissuunal on tehtud siin tapeetide uuringuid ja plastikute restaureerimist, disainisuunal ka mingid suuremad projektid, et ei piirdu ainult mööblit meie osakonna. Nii, Kristjan saab vastata seda, kuhu saab peale restaureerimise õppimise tööle minna? Tegelikult võib rääkida sellest, et praeguse seisuga on enamus Eesti muuseumeid juba uue põlvkonnaga siis mööbli osakonna lõpetanutega täidetud. Eks seda inimesi vajatakse ikka ka muuseumite tööle. Hakkajamad võib-olla teevad oma firma ja või siis minnakse mõnda restaureerimist. Et need võimalusi on nagu mitmeid. Jah, et meil on siin näiteks ega keegi ei keela teil ka disaini peale üle minna selles mõttes, et te saate vilksamisi näha, mida teevad disainerid, hoida nii-öelda kätt pulsil. Et meil on selles mõttes näide õpilas Mairi Laide näol, kes ka on tegelikult minu teada vist Pärnus, Kristjan võib seda kinnitada äkki, ma ei tea. Ja tema lõpetas ka restaureerimise suuna, aga nüüd on täitsa hästi läbi löönud hoopiski disaintaburettidega ja need, mis lähevad siuksed polstriga taburetid koridoridesse. Kas see on pehmo mööbel või midagi? Pehmo vist oli, ja pehmö, mingi siuke mööbel ja see on nüüd lausa, ma ei tea, ta on päris kaugetesse maadesse juba müünud päris palju, nii et läheb väga edukalt. Et kõik ikkagi sõltub inimesest ja õppijast endast, et kuhu ta lõpuks välja jõuab. Et meie loome selleks siin kõik eeldused, et teil läheks elus nagu hästi. Ja edasi õppimise võimalus on ka siis üks variantidest, siis enamasti minnakse siis Eesti Kunstiakadeemiasse, kas siis restaureerimist nagu arhitektuuripõhiselt või esemepõhiselt. Et see võimalus on ka, et nagu edasi õppime, küll mitte meie koolis, aga kunstiakadeemias.
näiteks. Ja mitte ainult selles mõttes, et võid minna ka välismaale edasi õppima ja see kehtib kõikidele pooltele, nii disainile kui restaureerimisele, et see võib leida endale huvipakkuva kooli või jätku kuskilt mis iganes Skandinaavia maadest ja samamoodi on koolil minu meelest programm, kus te saate pärast kooli lõpetamist läbida praktikat näiteks välismaal, et meil on üks noormees käis vist minu meelest Saksamaal ja samamoodi kõik praktikad, mida te läbite, osakond aitab teid leida ja kui te ise olete hakkaja, siis meil on olnud juhtum, kus noormees ja neiu lähevad Saksamaale firmasse, mis on teeninud 10 Red Doti kuskil Alpide taustal, kõik asjad maksti kinni, et kõik sõltub enda peale hakkamisest, et jah. Ja välismaal saab loomulikult ka õppimas käia, et meil on praegugi mitmed õpilased on välismaal, siis nad suhtlevad meie nii-öelda välissuhete juhiga ja teevad avaldused ja lähevad näiteks mõnda teise huvipakkuvasse kooli, et üle terve Euroopa on meil väga paljud erinevad partnerkoolid, kus siis saab käia, et ütleme poole aasta jagu või aasta jagu õppimas teistes koolides. Ehk siis, et väga suur valiku võimalus on tegelikult, et kõik teed on valla. Nii. Kas Samuel on meil väga tubli küsija siin kogu aeg olnud, et kiitus Samuelile, et kas on veel kellelgi mingeid küsimusi, et on midagi hingel? Mis puudutab sisseastumisi ja sisseastumistermineid, siis ikkagi vaadake või selle Pallase kodulehte ja hoidke ennast siis kursis nende uudistega, et kuna täpselt need daatumid ja kuupäevad on, et need arvatavasti edastatakse selle meediumi kaudu. Ehk siis, et tavaliselt on need sisseastumised olnud siis pärast jaanipäeva, et umbes sellel ajal tasuks siis pilk peale visata. Et kõigepealt tuleb esitada oma dokumendid ja sooviavaldus ja siis sealt edasi juba läheb siis sisseastumiseks. Nii. Ega kui siin küsimusi ei ole, siis ega me ei taha teid piinata ka. Kell 1 hakkab juba järgmine osakond ennast esitlema, ma ei teagi, kes see on. Aga veel ikkagi me Kristjaniga tegelikult ootaks selle 4 minutit äkki ära, et keegi äkki võtab julguse kokku ja küsib meilt ikkagi veel midagi, mis tal südamel on. Võib-olla Kristjan oskab veel midagi lisada. Ma praegu just mõtlen, et kas meil on midagi nagu jäänud rääkimata, et sisseastumistest sai räägitud, et see veebipõhine sisseastumine on avardanud natukene sihukest kandideerijate nagu valik ja koolis õppides kõik õpitakse läbi step by step, kergematest raskematest. Koostöö teiste osakondadega on ka, et te vaatate siin valite, et kas siis foto või mööbel, siis tegelikult nagu mööblistega fotoaineid võtta. Tegelikult see osakond omavahel väga hästi seotud, võiks alati paremini, aga et ühte osakond asutub, saate ka teises osakonnas võtta aineid, mis huvitavad. Et nüüd tuli küsimus, et jällegi tubli Samuel küsib siin, et kas Pallases on ettevalmistuskursusi, mis sellele osakonnale oleks spetsiifiliselt. Ei ole sellised ka otsesed kursusi, kus teid õpetatakse mingit puutööriistu kasutama või midagi sellist, aga tavaliselt on alati olnud ettevalmistuskursused kompositsiooni teemadel ja näiteks ka vist joonistamisteemadel, et kes tunneb, et need on nende nõrgad kohad. Võib-olla ma ei tea, kas Maiken praegu kuuleb mind, aga Maiken oskab äkki täpsemalt midagi selle kohta öelda. Jah, kui me räägime, osakondades ei ole tegelikult väga spetsiifilisi vastuvõttekatseid. Et maalingutes võib-olla on joonistamised ja rõhk siis selle visuaalsel tasapinnalise asjal. Meil on võib-olla pigem jah, et niisugune ruumilist mõtlemist, aga et eriala spetsiifiliseks minnakse alles siis, kui sisse astutakse.
nii on meil sisse astunud neid, kes on võib-olla juba aastaid töötanud mööbli suuna peal, teavad kõiki masinaid ja on samas ka neid, kes tulevad otse gümnaasiumist ja ei ole kordagi ühtegi tööriista käes hoidnud. Kõik on meie jaoks nagu võrdsed, et nad saavad nagu ühtlustatud. Nii et see ettevalmistus ei ole alati kõige olulisem on tahe asju õppida just selle kuna pealt. Ja, et siin tegelikult Kristina Tamm ja Salme Kulmar vastasid tegelikult meil ära ka, et kompositsiooni ettevalmistuskursused on siiski võimalikud, sobivad kõikidele erialadele. Vot need on juba sellised küsimused, viimane küsimused, millele ma ei oskagi vastata, et kui ettevalmistuskursusele on registreeritud, kuidas saab sellest tasuta, kas kinnitus tuleb meilile? Tõenäoliselt jah, tuleb meilile ja tõenäoliselt just oli siin hommikupoole see nii-öelda üldine infotund, kus see ehk oleks saanud. Jah, näete, Maiken vastab teile. Just, väga super. Nii et jah, ja nagu ma näen, et tulemus on ka ettevalmistuskursused nii tasapinnalise kui ruumilise kompositsiooni alal. Nii et selles suhtes on nagu kõik on nagu kaetud, et kui te vähekenegi seal läbite neid, siis ma usun, et tasuks läbida, kes tunneb, et on võib-olla nõrgem selle koha pealt. Mul on väga hea näide rääkida jällegi. Ühel aastal tuli meile siia õppima inimene, kes oli lõpetanud Tartu Ülikooli keemia magistratuuri ja läbis need ettevalmistuskursused hästi eeskujulikult, ühtegi küsimust ei küsinud ja tuli ja tegi kõik sisseastumise eksamid 10, et on meil siin üks hästi tubli õpilane. Ja ta ei olnud samamoodi ühegi asjaga varem kokku puutunud, kõik oli tema jaoks uus, aga nüüd on ta juba selline fanatt, et kogub endale erinevaid tööriistu, et ta tellib endale lausa Jaapanist spetsiaalseid puutööriistu, et kõik on nii-öelda võimalik ikkagi. Viimase aasta pealt ka näide, et meil on Eesti tippsuusatajad võib-olla asunud õppima või siis inimesi, kes juuraharidusega aastat töötanud ja otsustavad, et nüüd tahaks õppida mööbli teemat. Ja meil on ka Põlva Servitist on meil üks mängija, kes õpib meie juures, nii et meil on ka sportlasi ja lauluinimesi, kes on näiteks võib-olla õppinud 10 aastat klaverit ja ka selliseid inimesi on meil siin. Et seltskond on väga lahe. Vot, aga ega ma ei tea, rohkem ma usun, et on kõik nagu kaetud, et kõikidele küsimustele vastatud. Või on Samuelil veel mõni küsimus? Ja Samuelile eraldi kiitused, väga tublina. No tundub, et vist ei ole küsimusi, et eks me siis äkki, Kristjan, loeme selle infotunni. No väga tubli, see teeb meile ainult rõõmu, kui on suur huvi. Jah, et ma näitan ka nii. Et mis sa arvad, Kristjan, kas hakkame lõpetama vaikselt? Jah, me hakkame tegema ettevalmistust vastuvõtmisteks, nii et. Ja pange tähele, et siin võib-olla kuskil saate kuidagi niimoodi ka, et saate ennast vaatama siia smugelda, kui ikka väga hingelähedane asi tundub, et siin meil mõnel aastal on mõni väga tugev huviline on ennast suutnud siia sisse smugeldada niimoodi, et on vaadanud enne üle kõik. Et praegu on see küll väga keeruline, aga mine tea, mis maikuu või suve alguses juhtub. Vot. Jah, ja vaadake Facebooki ja Instagrami ja kodulehte muidugi meie Pallasel. Jah, just. Nii, aga ma arvan, et siinkohal me soovime teile kõiki jõudu, jaksu ja praegusel juhul on vaja just hästi head tervist, nii et äkki kohtume nii mõnegi teiega sisseastumiseksamitel. Et aitäh osalemast. Ja, aitäh. Nii.
No Kristjan, sai vast okei või? Mina lülitasin ennast välja, ma ei tea, kas me oleme siin jooksvalt sees või? No me veel oleme, jah. Selles mõttes, ja. Aga ma usun, et sai okei, on ju? Ja ei, nad said ju, no ma isegi ei oska ju vaata, mida nad kõike teada tahavad. Kui on huvi, siis küsivad, aga minust sai praegu kõik jooksvalt nagu ülevaade antud ja ega siin nagu üle varju ei hüppanud. Aga kuidas, ma mõtlen see, mis ma näitasin, kas see oli jälgitav, et ei olnud väga hull? Kuule, aga meil on minust, me oleme ikkagi üldsätis sees, nii et. Me oleme et meil on siin lihtsalt Maire on siia tekkinud ja tere, Maire. Tere. Aga see on nagu peaks olema meie nii-öelda ikkagi meile eraldatud nii-öelda Teams, aga jah, ei, Maire võib ka olla. Ei, Maire läheb kohe ära, Maire lihtsalt vaatas, et kas praegu veel kestab või mitte, aga tundub, et ei kesta. Ja, no me rääkisime kõik ära ja siis me ootasime 5 minutit küsimusi, aga keegi ei küsinud. Jaa, aga see tähendab praegu seda, et siiski saab teile ju ka ükskõik, kes iganes praegu veel siia tulla, eks ju, kui juba Maire sai. Ja, nii et me mul ei ole eriõigusi siin. Ja, ei mis sellest ei ole hullu midagi. Me võime su küsimustele vastata. Ma ei teadnud, et ma satun just küsimuste esitamise ajaks ja pean tunnistama, et hetkel küsimust ei olegi. Aga tore oli näha teid. Ja, sa jälgisid meid muidu, jah? Tead, ma ei jõudnud vaadata, ma tahtsin ühineda, aga nagu näete, ma jõudsin natuke hilja. Aga praegust hetke vähemalt nägin. Kristjanit. Et jah, ma näitasin alguses neile pildimaterjali ka, et ma loodan, et see tuli läbi. Ja, aga minu teada kõik need salvestatakse. On väike lootus ikkagi sellele. Ja, ma panin salvestama, jah. Nii et praegu teie jutt ka salvestatakse, aga nüüd ma panen selle salvestuse kinni ja et see meelde tuletas. Tore, ma loodan, et sa saad selle lõpuga ära lõigata seal.